Tundub, et Iraanis käib kodusõda, sest vaid mõned tunnid tagasi andis Iraani president avalikult alla. Ja siis hakkas Iraani sõjavägi Dubait ründama. Vahetult pärast presidendi vabandust Araabia naabritele teatas sõjavägi rünnakute intensiivistumisest. Kogu selle aja jooksul tundub, et Iraani avalikkus on nüüd pöördunud revolutsioonikaardi vastu. Iraanlased jagavad avalikult salajaste revolutsioonikaardi baaside koordinaate, mida sõdurid rajavad USA rünnakute vältimiseks. Iraanlased teevad selle lihtsalt USA sõjaväe jaoks nähtavaks. Seda kodusõda peetakse režiimi sees, mis on kaotanud kontrolli oma jõudude üle. Kõik sai alguse president Trumpi avaldusest. Iraaniga lepitakse kokku vaid tingimusteta alistumises. Pärast suurepäraste juhtide valimist tehakse väsimatult tööd, et Iraan päästa hävingust. Iraanil on ees suur tulevik. Tehke Iraan taas suureks. Minu jaoks viitab selline avaldus otseselt režiimi muutusele, kuigi ametlikult pole see USA operatsiooni eesmärk. Aga see pole siin kõige olulisem punkt. Oluline on see, et vaid mõned tunnid pärast avaldust andis Iraani president välja omaenda avalduse ja tundus, et annab alla. Kuulake ise. Ma peaksin Iraani poolt rünnatud naaberriikide ees enda nimel vabandama. Meie komandöörid ja juht hukkusid selle barbaarsest agressioonist tingitud rünnaku tagajärjel. Ja meie relvajõud, need kangelased, kes ohverdavad elu, kaitstes meie territoriaalset terviklikkust. Nad avasid tule omal äranägemisel, sest nende komandörid puudusid ja tegid, mis vajalik. Kui käsku ei antud, peatati tuli ja operatsioon lõpetati. Nad kaitsesid kodumaad uhkelt ja jõuliselt. Eile ajutises juhtimisnõukogus tehtud otsus on relvajõududele edastatud. Nüüdsest ei tohi nad rünnata naaberriike ega tulistada nende pihta rakette. Välja arvatud juhul, kui meid nendest riikidest rünnatakse. Ma arvan, et peaksime selle diplomaatiliselt lahendama. President vabandas Araabia riikide ees ja kinnitas, et rünnakuid naabritele enam ei tule. Ta kinnitas ka, millest oleme siin juba kaua rääkinud. Mõned Iraani üksused tegutsevad omavoliliselt. Nad ründavad sisuliselt riike, keda nad ei tohiks rünnata. Nad ründavad riike ilma poliitilise otsuseta neid rünnata. Näiteks Iraan ründas Aserbaidžaani, kuid juhtkond eitas vastutust. Küll ründas Aserbaidžaan end ise, siis otsustati süüdistada Iisraeli ja seejärel öeldi, et see oli õnnetus. Nad otsisid kiiresti vabandust, sest poliitiline juhtkond ilmselt ei andnud rünnakule heakskiitu. Me nägime sama asja, kui Iraan ründas Türgit ja me nägime sama asja, kui Iraan ründas Küprost, kui nad hakkasid süüdistama Hezbollahad. Ja nüüd kinnitas Iraani president omamoodi, kes seda kõike teeb. Lihtsalt tead, oma pead tegutsevad komandörid, kellele öeldi, et valigu ise sihtmärke. Nad ei vajanud enda ülemate heakskiitu. President kinnitas, et rünnakute peatamise otsuse tegi ajutine 3-liikmeline nõukogu, kes juhib riiki pärast Khamenei tapmist. Ta ütles, et otsus oli kogu juhtkonna ühine. Nüüd näib, et Iraan on mõistusele tulnud. Nad ei ründa enam riike, kes pole Iraani rünnanud. Tegelikult see nii ei ole. Iraan ei tunne kahetsust, vaid tal on valikud otsas. Vaata neid numbreid. Vaata Iraani raketilaskmise esimesel nädalal. Esimesel päeval tulistasid nad ligi 350 raketti, 7. vaid 9. Selle tempoga läheks see 5, 3, 2, 1 ja siis 0-ni. Iraan kaotab raketilaskeseadeldisi kiiremini, kui suudab neid kasutada. USA ja Iisrael kasutavad seda, mida mängurid kutsuvad ukse taga passimiseks. Hävitajad ootavad õhus, et raketilaskeseadeldised ilmuksid mäe- või maa-alustest baasidest. Kui need laskeseadeldised avamaal ilmuvad, hävitatakse need mõnikord minutitega. Iraan võib enne laskeseadeldise hävitamist välja lasta 1 või 2 raketti, kuid see seade jääb hiljem kasutuskõlbmatuks. Seetõttu tunneb Iraan end halvasti, et ründas naabreid. Loodan, et mõistate toimuvat. Nad ei saa peagi naabreid rünnata, seega teeseldakse, et ollakse nüüd toredad. Me näitame halastust kõigile naaberriikidele, kuid Ameerika Ühendriigid ei usu Iraani meelemuutust.
Sest see on avaldus, mille president Donald Trump tegi pärast seda, kui Iraani president oma vabanduse välja kuulutas. Vaadake ise. Iraan, keda pekstakse halastamatult, on vabandanud ja alistunud oma Lähis-Ida naabrite ees ning lubanud, et ei tulista enam nende pihta. See lubadus anti vaid USA ja Iisraeli pidevate rünnakute tõttu. Nad tahtsid võtta Lähis-Ida üle kontrolli ja seda valitseda. See on esimene kord tuhandete aastate jooksul, kui Iraan on kaotanud ümbritsevatele Lähis-Ida riikidele. Nad ütlesid, aitäh, president Trump. Ma vastasin, palun. Iraan pole enam Lähis-Ida türann. Nad on nüüd Lähis-Ida kaotajad ja jäävad selleks aastakümneteks, kuni alistuvad või mis tõenäolisem täielikult kokku kukuvad. Täna saab Iraan tugeva löögi. Tõsiselt kaalutakse täielikku hävitamist ja kindlat surma piirkondadele ja inimrühmadele, keda seni pole sihtmärkideks peetud. Minu arvates ei tundu, et USA aktsepteerib Iraani presidendi näidatavat võlts Iraani. Pigem on see eskalatsiooni hoiatus. Ja tead mis? Paistab, et isegi Iraani president ei kontrolli Iraani. Sest kohe pärast seda, kui ta avaldas video, milles vabandas Araabia naabrite ees, ründas Iraan Dubait ja Bahreini. Mõlema riigi suunas tulistati rakette ja droone. Üks droon tabas Dubai rahvusvahelist lennujaama. Vaadake ise. Me läheme nüüd otse lennujaama. Oh jumal, me oleme eetris. Me läheme otse lennuki juurde. Nagu te teate, siis sellised videod, eriti see klipp, mida te just nägite, ei ole turvalised YouTube'is näitamiseks, sest YouTube ei pea neid reklaamisõbralikeks. See ongi USA vägede sõja reaalsus Lähis-Idas, seepärast meile meeldib seda materjali jagada. Nii et kui te saaksite korraks aega võtta ja meid natuke toetada, vajutades allpool meeldib ja tellimisnuppu, siis see tõesti muudab palju. Arutame nüüd režiimi sees nähtavat lõhet. Näete, ühel pool president vabandab, aga teisel pool ründab keegi tegelikult neid riike, keda president ütles, et Iraan ei ründa. See tähendab, et Iraanis on kujunemas 2 fraktsiooni. Ja nüüd näeme, kuidas nende 2 fraktsiooni vahelised tülid tulevad avalikkuse ette. Kohe pärast Iraani presidendi vabandust avaldas relvajõudude peakorter ametliku teate. Ja avalduses öeldi, et hei, me ei ole rünnanud ühtegi välisriiki. Tegelikult ründame ainult USA ja Iisraeli sõjaväebaase ning USA ja Iisraeli huve. Ja see jätkub, see ei peatu. See oli viisakalt öeldud, et Iraani president ei tea, millest räägib. Otsene vastuolu sellega, mida president just ütles. Mõned teised sõjaväetoetajad polnud nii diplomaatilised. Vaadake seda sõnumit. Režiimi radikaalne toetaja ütles, et julgeolekujõud peavad välja selgitama, kes veenis presidenti sellist sõnumit avaldama. Sisuliselt sõnumit, millest ta vabandas nende riikide ees, nende inimeste tapmise eest. Ta nõuab presidendi administratsiooni tapmist, sest president vabandas neutraalsete riikide ründamise eest. Nüüd võite oma arvamusi kommentaarides jagada, kuid mulle tundub, et Iraanis toimub kulisside taga sisetüli. Eriti nüüd, kui puudub riiki ühendav ülemjuht. Ja me näeme, et kodusõda mõjutab tegelikult ka järgmise ülemjuhi valimise otsustusprotsessi. Mõned rühmitused püüavad valida karmima joonega, rohkem IRGC-le keskendunud isikut. Teine pool püüab valida kellegi, kes oleks mõõdukam ja Ameerika Ühendriikidega sõbralikum kui jäiga joone pooldajad. Arvan, et nii on parem öelda. Aeglaselt jõuab kodusõda avalikkuse ette. Tundub, et karmima joone ja sõjaväe pool võidavad. Põhjus, miks ma seda ütlen, on see, et vaid mõned tunnid pärast seda, kui Iraani president andis välja avalduse, milles ta ütles, et vabandab, võttis ta selle avalduse tagasi. Ja ta avaldas selle uue avalduse oma Twitteris. Vaadake. Presidendi uus sõnum on sisuliselt see, et Iraan tegelikult ei ründa Araabia riike. Nad sihivad ainult USA baase ja rajatisi, mis on seaduslikud sõjalised sihtmärgid. Kui olete märganud, mida ma viimased minutid rääkisin, siis see on peaaegu sõna-sõnalt sama, mida sõjavägi oma avalduses ütles. Tundub, et kas president muutis meelt või on sõjavägi tema Twitteri konto üle võtnud ja avaldusi tema eest saatmas. See on kindlasti midagi, mida jälgime. Sisemine võitlus Iraani režiimis. Selge on see, et kui Iraan sisemiselt võitleb, hävitab USA sõjavägi endiselt Iraani sihtmärke.
USA keskväejuhatus teatas, et operatsiooni eepiline raev esimese 7 päevaga tabati üle 3000 sihtmärgi Iraanis. USA õhuülekaal on nii täielik, et tankerlennukid tankivad lennukeid otse Pärsia lahe kohal, otse Iraani õhuruumis ja Iraan ei saa selle vastu sõna otseses mõttes mitte midagi teha. Las ma panen selle sõja konteksti. USA kaotas lahesõjas 75 Iraagi sissetungis 45 lennukit ning selle operatsiooni esimese 7 päevaga vaid 3 lennukit. Oluline on märkida, et kõik 3 kaotatud lennukit hävitati Kuveidi õhuruumis omade tule tõttu. Iraani sõjavägi on siiani üsna tähtsusetu, kuid see ei välista, et Iraani raketid tabavad mõningaid USA baase Lähis-Idas. Iraan korraldab terroriakte, rünnates piirkonna hotelle ja lennujaamu. Aga kui asi puudutab Iraani sõjaväge oma kodumaa ja õhuruumi kaitsmisel, siis nad sisuliselt ei tee midagi. Keskväejuhatuse ametliku kokkuvõtte järgi tabati 3000 sihtmärki ja 43 Iraani laeva uputati ookeani põhja. USA on kasutanud kõiki 3 tüüpi pommitajaid, B-52, B-1B, B-2 ja erinevaid hävitajaid, F-15, F-18, F-22, F-35. Loe kõiki teisi asju nagu droonid ja tankurid, mida kasutame, ning alumist osa. Mõningaid võimeid pole siin loetletud. Sihtmärkideks on ka juhtimiskeskused, peakorterid, õhutõrjesüsteemid ja ballistiliste rakettide stardiseadmed. USA intensiivsus pole esimese 7 päevaga vähenenud, vaid viimastel päevadel hoopis tõusnud. Teiselt poolt näeme, et Iraani rünnakud, nagu me juba mainisime, on märgatavalt vähenenud. Iraani režiim on nõrgemas seisus kui kunagi varem. Nende võimekus on oluliselt vähenenud. Mereväge enam pole. Baase pommitatakse iga päev ja ka uutes asukohtades pommitatakse neid. Tegelikult rääkisime eile, et Iraani väed, IRGC väed, hõivasid Teheranis ühe staadioni. Ja teate mis? Ka see staadion pommitati. Valitsusametnikud kardavad nüüd isiklikult kohtuda, nähes Iisraeli õhuväe rünnakuid ja luuretööd. Lisaks toimub nähtavad sisetülid kõigis küsimustes, alates ülemjuhi valimisest kuni selleni, kas Iraan jätkab kättemaksu või mitte. Olen kindel, et on veel otsuseid, millest me ei tea ja mille üle vaidletakse. Ja olukorra veelgi halvemaks muutmiseks näeme nüüd tõendeid selle kohta, et iraanlased pöörduvad režiimi jõudude vastu, pöörduvad IRGC vastu. Las ma näitan teile, mida ma mõtlen. Iraanlased internetiühendusega jagavad nüüd IRGC peidukohtade GPS-koordinaate ning püüavad need edastada USA ja Iisraeli sõjaväele. See pole vaid üksik juhtum. Me näeme, et see toimub suuremas ulatuses, mis sisuliselt näitab, et märkimisväärne osa Iraani ühiskonnast ei taha, et IRGC lihtsalt nende seas peidus oleks. Oleme näinud fotosid ja videoid, kus IRGC sõdurid rajavad tänavatele laagreid, sest kardavad minna peakorterisse või kontorisse. Nüüd tuvastavad Iraani inimesed need telgid ja peidupaigad ning teatavad neist avalikkusele. Loodetakse, et USA või Iisraeli sõjavägi märkab seda. Samal ajal Iraani välisministeerium levitab jätkuvalt propagandat. Me näeme, kuidas Iraani välisministeeriumi töötajad lähevad välismaistele telekanalitele intervjuusid andma ja külvavad hirmu lääne avalikkuse seas. Iraani asevälisminister hoiatas Prantsuse televisioonis Prantsusmaad ja teisi Euroopa riike, et nad ei sekkuks sõtta. Kuulake. Mõned Euroopa riigid aitavad USA'd logistiliselt. Kas see teeb neist teie sõjaliste tegevuste seaduslikud sihtmärgid? Me oleme juba teavitanud eurooplasi ja kõiki teisi, et nad peaksid olema ettevaatlikud ning mitte sekkuma sellesse agressioonisõtta Iraani vastu. Kui nad aitavad, ma ei taha ühtegi riiki nimeliselt nimetada, aga kui mõni riik liitub agressiooniga Iraani vastu, liitub Ameerika ja Iisraeliga agressioonis Iraani vastu, siis kindlasti nad saavad Iraani vastulöögi seaduslikeks sihtmärkideks. Kui oleksin Euroopa riik, jälgiksin Iraani tegusid, mitte sõnu. Aserbaidžaani rünnati sõjas, kus nad ei osalenud. Ka Suurbritannia ei olnud osaline. Nende baase rünnatakse Küprosel. Küpros ei olnud osaline, Türgi ei olnud osaline ja kõiki neid riike rünnatakse.
kui see trend jätkub, siis olen kindel, et Iraan hakkab ründama Euroopa riike, mitte vastupidi. Aga siiski, ta räägib ka sellest asevälisministrist. Samuti räägib ta järgmisest ülemjuhist ja sellest, miks nad ei taha, et USA valiks nende ülemjuhi. Kuulake. President Trumpilt küsiti Iraani uue juhtkonna kohta ja ta ütles, et nagu Venezuelas, kus tal oli sõnaõigus juhi valimisel, saab tal olema see ka Iraanis. Põhimõtteliselt vihjab ta sellele, et ta võib leida režiimi seest kellegi, võib-olla reformimeelsema kui hiljuti tapetud ülemjuht, kes võiks Ameerika Ühendriikidega koostööd teha. See võiks olla lahendus. Ma näen, et sa naeratad. Ma mõtlen, et Iraani siseasjad kuuluvad iraanlastele endile. Iraanlased on piisavalt küpsed, et teada ja valida oma esindajaid, olgu need siis parlamendis või presidendid. Või kui me püüame leida järgmist ülemjuhti. Me ei vaja, et välismaalased ütleksid, mida teha või mitte teha. See kuulub iraanlastele. Ja lõppude lõpuks näeme, et uus juht valitakse vastava nõukogu poolt. Ja kuna olukord on täna selline, et kõik on korras, siis miks me oleme pideva pommitamise all? Arvan, et uus juht nimetatakse ja olukord normaliseerub. Ja lõpuks räägib ta sellest, kuidas Iraan ründab iraanlasi Kurdistanis, põhimõtteliselt Lääne-Iraanis ja miks Iraan seda teeb. Olete ilmselt kuulnud LKA raportitest, kus LKA teeb koostööd kurdi jõududega mässu alustamiseks läänerindel ja maapealse operatsiooni avamiseks Iraani vägede vastu. Seetõttu Iraan ründas ennetavalt kurdi jõude. Kuulake, mida välisminister ütleb. Te teete ka rünnakuid. Et jõuda Pärsia lahe riikideni, kuid on teateid, et Iraan ründab ka Iraani kurdi rühmitusi Iraagi Kurdistani piirkonnas. Miks te seda teete? Kas see on seotud teadetega, et neid võib aktiveerida ja relvastada LKA ja Mossad? Kas te ründate Iraagi sees? LKA kohta liigub erinevaid kuulujutte. Et nad teevad koostööd vasturevolutsiooniliste elementidega erinevates kohtades. Seetõttu me ei võta mingeid riske. Kus iganes on need, kes tahavad infiltreeruda, need, kes tahavad tiiri ületada, need, kes tahavad rikkuda meie suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust, reageerime kindlasti. Seda teeb iga riik. Aga selle tulemusena ründate te Iraagis. Kui on vaja kaitsta suveräänsust, teeme seda kindlasti.